Juht peab olema inimene, kes peab julgema otsustada, tahtma otsustada. Et kui me nagu vaatan nagu seda laiemalt, see ongi nagu see teema, et kasvades selliseks, kus ma täna olen, et ma olen ka kuskil mingis oma arengus seal, kus ega ma edasisi teid ju ei tea põhimõtteliselt, kuidas edasi liikuda, kuigi ambitsioonid kasvavad kogu aeg sisemiselt, personaalselt. Aga siis tegelikult on see ka see, et ma olen olnud liikunud organisatsioonides, kus on, ütleme niimoodi, et ma nagu loen, et inimesed, kellega me koos töötame, ma jagaksin jämedalt kahte tüüpi. Inimesed, kes naudivad protsessi ilu ja inimesed, kes tegelikult orienteeruvad tulemusele. Ja mina olen see teise tulemusele orienteeritud juht ja ka öeldakse arenedes, saades, ütleme, olles tippjuhina, sa peadki olema aus oma organisatsiooni vastu ja ütlema selgelt, et kui sa ka oled, kui sa tunned, et sa oled kuskil teisel pool, siis proovi kohanduda ka tippjuhiga ja muutuda, sest ma proovin kultiveerida selliseid inimesi, kes otsustavad, julgevad otsustada, isegi kui see on natukene mingite vigade hinnaga sa pead julgema otsustada, sest siis sa õpid ja kui sa eksid, siis soovitus on teist korda mitte reha peal astuda. Sellist sõnavara kasutame ka meie. Sa näed igapäevaselt, sa ütled, et okei, seda korda juhtus, proovi teist korda mitte teha, aga sa tegelikult julgustad, et ta tegi selle otsuse. Mina olen selline tüüp. Mis veel? Üks on see otsustavus, teha otsuseid. Teine asi, ütleme, mis minu töö on, kui me ka siin täna räägime ja ma ütlesin, et kui sa küsisid ka seda, et kui on majandussurutis, et mida sa nagu juhina oluliseks pead, siis ma nagu rääkisin, ma olen ettevõtjate ette. See on kommunikatsioon. See peab olema see, ja kui me räägime ka organisatsiooni liitmistest, mis iganes perioodis on, siis ma olen alati öelnud, et suu peab olema siin ümber pea igal pool. Sa pead lihtsalt sinu töö ongi rääkida. Ütleme, seda võib ka öelda, et sa kultiveerid oma usku, oma vaadet, aga see ongi see, et see ongi sinu töö. Kui sa ei räägi lahti, ei räägi seoseid, kui sa ei püüa neid rääkida, siis sa ei saa tegelikult auditooriumid endaga kaasa mõtlema ja antud organisatsiooni aspektist need inimesed ei mõtle sinuga samas tempos. Siis tulemus võib tulla kesine. Tulemus tuleb, aga ta võib tulla see, mida sa võib-olla, ta saad alati paremalt. Nii et ma ütleks niimoodi, et otsustamine ja siis tegelikult ikkagi valmisolek nagu kommunikeeruda. Eriti selline praktiline näide oli see, et kui ma olin Maksu- ja Tolliameti ajal, siis ma tunnistan ka seda, et ega ma sellest detailidest, sellest maksundusest, tollinnusest aru ei saanud, aga samas ma õppisin inimestega, kes tegelikult teadsid asja ja see on nii selles alas kui ka panganduses on see, et ma püüan lahti rääkida lihtsas keeles seda, mida professionaalid teavad ja miks teadlikult, sellepärast minu partner saab aru, et ka seda keerulist sõnavara saab kasutada tunduvalt lihtsamad ja mis on see oluline, ta kasutab seda meie klientidega ja see ongi tulemus, sest et nii panganduses kui ka mis iganes maksundus, tollinduses või teises avalikus võib ikka nii keeruliselt rääkida, et tegelikult partner ikkagi praktiliselt aru ei saa, mida räägitakse. Ja veel kui vaadata laiemalt, pangandus on ka seotud hästi palju IT-ga, siis see on ka ju suur väljakutse. Kui IT-mehed tavaliselt räägivad, siis alati sa ütled palun eesti keeles. Selles mõttes, et see ongi, sa annad sellega vihjed, et kuna sa oled rollis, kus sa pead tegema mingeid otsuseid, siis sa pead sellest asjast aru saama, mida sa otsustad.